Peppa Põrsas on olnud meie ekraanidel üle 20 aasta ja selle aja jooksul on peaaegu kõik saates muutunud. Intro, maja, tegelased, animatsioon. Mitte miski ei näe välja ega tundu samamoodi nagu 2040 aastal. Ja täna uurime täpselt, kuidas Peppa Põrsas on arenenud ning mõned neist muutustest üllatavad sind kindlasti. Alustame sellest, kust kõik alguse sai. Peppa Põrsas jõudis esmakordselt eetrisse 2004 aastal, kuid tegelikult loodi see saade 2 aastat varem, 2002 aastal, animaatorite Neville Astley ja Mark Bakeri poolt. Ja algne versioon erines sellest, mida me täna teame. Esimeses pilootosas tutvustas jutustaja Peppa Põrsast ja tema perekonda. Ta kirjeldas põhimõtteliselt seapere iga tegevust. Dialoogi oli väga vähe ja jutustaja kirjeldas Peppa Põrsast ka kui natuke käsutavat, kuid siiski suurepärast tõde ja imelist tütart. Mõnikord võib Peppa Põrsas olla natuke liiga käsutav. Aastaks 2004, kui saade ametlikult esilinastus, nägi see juba välja ja tundus täiesti erinev võrreldes algse ideega ning sellest ajast alates pole see kunagi lakanud muutumast. Üks suurimaid ja silmapaistvamaid muudatusi saates on maja. 20 aastat elas seapere lihtsas eraldiseisvas majas, millel oli kollane uks, mis vaatas mäe vasakule küljele. See oligi kõik. Aga nüüd on maja täiesti teistsugune. Sissepääs on nüüd paremal pool, on uued aknad, juurde on ehitatud garaaž, kuigi pere tõenäoliselt ei kasuta seda kunagi auto parkimiseks. Aias on nüüd lastele liumägi. Vanal majal oli katusel ka teleriantenn, mis on nüüdseks kadunud ja sees on muutused sama suured. Seal on suurem köök, täiesti uus elutuba lameekraaniga teleriga. Kõigil 3 lapsel on oma magamistuba. Seapere tegi tõsise uuenduse. Ja kuna maja muutus koos sellega ka saate algus. Vanas sissejuhatuses ilmus Peppa saate logo kohal ja kukkus siis tagaaia murule. Aga uues versioonis on esimene asi, mida me näeme, uus maja. Ja Peppa astub otse sellest välja. Taevas on heledam ja sinisem. Ja viis, kuidas Peppa oma perekonda tutvustab, on täiesti erinev. Varem nohises iga tegelane, aga nüüd ei nohise enam keegi, nad lihtsalt naeravad. George jooksis varem Peppa poole ja peatus tema ees, aga nüüd viskub ta tema poole ja kukub maha. Ja kuna beebi Eevi on nüüd pereliige, tõmbab Peppa kaadrisse beebikäru. Isegi vanemad vahetasid pooled. Emasiga tuli varem vasakult ja isasiga paremalt, aga nüüd on nad kohad vahetanud. Väikesed muudatused, aga kui sa neid märkad, ei saa sa neid enam tähelepanuta jätta. Kui Peppa siga algas, oli pere lihtne, ainult 4 liiget. Peppa, Georg, emasiga ja isasiga. Ja lisaks neile olid meil vanaema ja vanaisa siga, onu ja tädi siga, nõbu Gloi ja beebi Aleksander. Aga aegamisi see muutus. Tädi Doti oli esimene uus liige sigade peres. Temast räägiti juba 2011 aastal, kuid ta ilmus saates korralikult alles 2025 aastal. Selgus, et ta oli MSCA kaua kadunud õde, kes oli elanud teises riigis. Ja siis tuli kõige suurem muutus. Beebi Eevi. Keegi ei oodanud 3. last ja tema saabumine muutis täielikult pere dünaamikat. Georg läks noorimast lapsest keskmiseks lapseks. Pere, mis algselt koosnes 4 liikmest, on nüüd kasvanud 5-liikmeliseks. Kui sa vaatad kõige varasemaid osi, oli Peppa tegelikult üsna õel. Ta oli kamandav, ebaviisakas Georgi vastu ja tal oli komme teiste üle naerda, kui nad millegagi hakkama ei saanud. Ta naeri sissi sea üle, kuna too ei osanud jalgpalli mängida ning oli ka Susi vastu kamandav. Aga kui saade kasvas ja hakkas jõudma miljonite lasteni üle maailma, otsustasid loojad selgelt tema tegelaskuju pehmemaks muuta. Uuem Peppa on lahkem, kannatlikum ja palju hoolivam oma ümber olevate inimeste suhtes. Tal on endiselt oma hetki, kuid see õelus, mis tema varast iseloomu määratles, on täielikult kadunud. Varasematel hooaegadel oli maailm väga väike. Peppa linn, park, vanaisa, seaaed, kool. See oligi põhimõtteliselt kõik, aga 20 aasta jooksul muutus kõik. Seaperekond on nüüd reisinud Prantsusmaale, Itaaliasse, Austraaliasse ja isegi New Yorki. Iga reis tõi kaasa uusi tegelasi, uusi kultuure ja uusi lugusid, mida varasemad hooajad poleks kunagi saanud jutustada. Nüüd aga üks muutus, mida peaaegu keegi ei märganud. Taevas. Varasematel hooaegadel oli Peppa maailmas taevas lihtne. Päeval helesinine munepilvega, öösel tume ja tähtedega ning mõnikord tormine või lumine, olenevalt episoodist. See oligi kõik, aga uuematel hooaegadel on taevas täielikult muutunud. Nüüd võib päikesetõusu ja loojangu ajal näha oranže ja lillakaid toone. Episoodis, kus Issi Põrsas teeb juustukastet, on taevas sellist värvi, mida pole varem selles saates kunagi nähtud.
see on väike detail, kuid see näitab, kui palju rohkem hoolt ja tähelepanu iga episoodi tegemisse nüüd pannakse võrreldes 20 aasta taguse ajaga. Ja muutunud pole ainult taevas. Ka animatsioon ise on palju arenenud. Algusaegadel oli saade lihtne ja lame, mis oligi selle võluosa. Aga nüüd teevad animaatorid asju, mis oleksid esimestel hooaegadel olnud võimatud. Värvid on erksamad ja animatsioonid detailsemad. Heaks näiteks on pannkoogipäeva episood, kus Preili jänes kokkab uhkes restoranis. Näeme, kuidas ta lööb mune katki, hakib koostisosi suurel kiirusel ja žongleerib pannkookidega õhus. Sellist sujuvat ja detailset animatsiooni varajases Peppa Pigis lihtsalt ei olnud. Seda saadet on alati olnud lõbus vaadata, kuid visuaalselt on see nüüd täiesti teisel tasemel võrreldes algusaegadega. Räägime tehnoloogiast, sest Peppa maailm on tõsiselt päris maailmale järele jõudnud. Esimestel hooaegadel oli seaperel vanakandiline televiisor. Selline, mis näeb välja nagu see kuuluks muuseumisse. Nende arvuti oli sama ajast ja sama vananenud. Aga nüüd on elutoas suur kaasaegne lame ekraan. Ema seakontoris on tippklassi arvutiseadmed. Peppa teeb fotosid nutitelefoniga ja isa see on isegi koju paigaldanud kaamera koos monitoriga. Noortele lastele suunatud saate puhul on see, et see käib kaasas kaasaegse tehnoloogiaga tegelikult väga oluline. Ja see muutub järjest olulisemaks, kui saade jätkub. Nüüd räägime autost. Saate alguses sõitis issi siga punase kabrioletiga. Lihtne, klassikaline, pole midagi ette heita. Aga siis ühel päeval tuli ta koju täiesti uue sinise elektriautoga. Ja sellel oli nimi Roger. Roger oskas rääkida, ta suutis ise sõita ja ta oleks peaaegu saanud parkimistrahvi, sest politsei polnud kindel, kas isesõitev auto on üldse seaduslik. Lõpuks läks issisiga siiski tagasi vana punase auto juurde. Aga nüüd on jälle midagi muutunud. Osas proovisõit ostab issisiga jälle uue elektriauto, seekord katusega ja ilma rääkimisvõimeta. Ja selle uuenduse põhjus on tegelikult väga armas. Ta ostis selle, sest pere vajas rohkem ruumi ja paremat turvalisust beebi Eevi saabumiseks. Ja see toobki meid Eevi juurde, mis on üks suurimaid muudatusi, mida saade kunagi teinud on. Keegi ei oodanud, et seaperre tuleb 3. laps ja tema saabumine muutis tõepoolest sarja suunda. Aga kõige huvitavam Eevi juures pole mitte ainult see, et ta olemas on, vaid see väike südamekujuline märk tema põsel. Sest 20 aasta jooksul pole Peppa seasarjas ühelgi tegelasel olnud sellist märki. Kõik teised sead näevad välja ühesugused. Miks siis on Eevi näol süda? Kas see on lihtsalt armas disainivalik või peitub selle taga midagi enamat? Ja ka Georg on suuresti arenenud. Enamiku saate ajaloost koosnes Georgi sõnavara põhimõtteliselt vaid ühest sõnast, dinosaurus. Aga uuemates osades räägib Georg juba täislauseid. Ühes hiljutises episoodis, kus Peppa ja Georg lähevad jäätist ostma, ütleb Georg päris sõnu. Lapsest, kes varem ainult nuttis ja ütles, dinosaurus on see tohutu hüpe. Georg kasvab suureks ja tundub, et saade kavatseb seda arengut ka tulevastel hooaegadel edasi viia. Ja lõpuks, üks põnevamaid arenguid selles saates on see, kuidas kujutlusvõimet nüüd ekraanil näidatakse. Vanemates osades, kui tegelane midagi ette kujutas, ei näinud sa seda kunagi tegelikult. Osas kujuteldav sõber kujutab suusi endale sõpra nimega Leo Lõvi. Aga Leo Lõvi ei ilmu kunagi ekraanile. Sa pidid lihtsalt tema sõnu uskuma. Aga nüüd, kui tegelased midagi ette kujutavad, näeme me seda tegelikult enda ees juhtumas. Osa lava on selleks ideaalne näide. Siin mängib põrsakeste pere kujutlusmängu, kus nad teesklevad, et põrand on laava ja kogu tuba muutub sinu silme all laavastseeniks. See on loominguline muudatus, mis teeb saate vaatamise palju lõbusamaks ja avab tulevaste osade jaoks täiesti uue jutustamisvõimaluste maailma. Nii et 20 aastat hiljem muutub põrsas Peppa endiselt ja ausalt öeldes või parim alles ees olla.